Tere! Täna räägime sellest, kuidas algas Eesti keskaeg. See oli aeg, mil meie maale saabusid ristisõdijad, rüütlid ja preestrid. Samal ajal elasid eestlased veel muinasaja kombel. Külades, suitsutubades ja linnustes. Need kaks maailma põrkusid kokku ja sellest algas suur muutus meie ajaloos. Euroopas oli ristiusk juba väga tähtis. Kirik soovis, et ka Eesti ja Läti rahvad võtaksid ristiusu vastu. Kui rahulik selgitamine ei toiminud, kutsus Rooma paavst appi rüütlid. 1208. aastal jõudsid ristisõdijad Eesti aladele ja algas pikk sõda. Üks tähtsamaid inimesi selle aja mõistmisel on Läti Henrik. Ta oli preester ja tõlk, kes liikus rüütlitega kaasas. Henrik kirjutas Liivimaa kroonika, kus ta kirjeldas sõjaretki, lahinguid ja kohalike rahvaste elu. Ilma tema kroonikat teaksime Eesti muistse vabadusvõitluse kohta väga vähe. Eestlaste üks kuulsamaid juhte oli Sakala vanem Lembitu. Tema linnus asus Lõhaveres. Lembitu püüdis ühendada erinevaid maakondi, et rüütlitele vastu seista. Ta oli osav väejuht ja põhjustas vallutajatele suuri kaotusi. Kuid 1207. aasta madisepäeva lahingus langes Lembitu ja see oli eestlastele suur löök. Kuigi eestlased kaotasid muistse vabadusvõitluse, ei kadunud soov vabaduse järele. 1343. aastal puhkes suur ülestõus, Jüriöö ülestõus. See algas ööl vastu jüripäeva. Eestlased ründasid linnuseid ja vallutasid mõnda aega mitmeid alasid. Kuid kui ülestõusu juhid tapeti, jäi rahvas juhtideta ja ülestõus suruti maha. Eesti keskaja algus oli täis suuri muutusi. Ristisõdijad tõid siia uue usu ja uue võimu. Lembitu ja paljud teised püüdsid oma maad kaitsta. Läti Henrik kirjutas kõik üles, et me ei unustaks neid sündmusi. Kuigi eestlased pidid lõpuks alla vanduma, jäi rahvas püsima ja kultuur elama. See on meie loo algus keskajal.